ütlesin. Ootamatult ma olen esimesed A-galerii kunstikuvestluse pidajad ja mina olen kunstik ei ole. Nii et saan sinu käest uurida sinu tegemiste kohta. Sul on praegu siin taga seifis selline näitus väga huvitavas tehnikas tehtud ehendist, aga ma otsustasin, et ma läheneksin sellele vestlusele täiesti nagu, kuidas seda öeldagi, niimoodi külmad, et ma ei tea sellest mitte midagi. Ma teen ühte asja, et sa tuled kunstnike kodust. Sa kasvasid üles kunstnike kodus. Äkki räägi natukene sellest? Hea meelega, et see on tõsi, et minu ema on kunstnik, Kelly Valk, küll graafik, mitte metallikunstnik, aga sellest pole midagi. Ja minu isa Andres Kaguvere õppis skulptuuri Kunstiakadeemias. Ta hiljem küll töötas pigem sellise metallivalunistrina ja ka sepana töötanud, nii et selles mõttes selline metalli järjepidavus on ka meie sugulisas olemas. Ja otse loomulikult selline kunstnike peres kasvamine väga palju määrab saatust, et näiteks minu õed-vennad, et alguses kõik proovisid teha muid valikuid, et mitte kunstieriala õppima minna ja nüüd on kõik siiski omandanud ka kunstieriala kõrghariduse, et see lihtsalt on veres, et polegi vahet, mis riigiga sa selle juurde jõuad, aga et see on kuidagi kallis meie peres. Ja et emal võib-olla on hästi palju sellist kunstimaailmas head maitset, kompositsiooni. Ema on isegi olnud minu õpetaja Kunstiakadeemias joonistamises ja mäletan, et oli väga rang. Ma mäletan, et kui olime lapsed, siis ma käisime laste kunstikoolis ja emal oli komme mitte väga kiita ja ma mäletan, ükskord oli selline nädalavahetus, mina veel kõrvaltoas magasin või uneles, siis kuulen ema isa kõrvaltoas räägivad, et kui kas sa nägid Anni neid joonistusi seal ülevaatusi ja nägin, et päris hästi on arenenud, eks ole, ja siis ma läksin tuppasin, no miks te seda mulle ei ütle? Miks ma pean salaja kuulma, et tuleb hästi? Aga selline, et siis ema ütles, et ei ole ilus enda mingus asju kiita. Aga et ma arvan, et sealt on hästi palju sellist nagu, kuidas nii, et selline ema kriitiline hääl sisemuses räägib, et mõnikord, kui emad kohale ei ole ka, siis ikkagi mõtlen, mis tema sellest arvaks ja ütleks. Ja isaga on see olnud natuke teistmoodi, et ma mäletan, et kui mina tegin plastiliinist mingeid kujukesi, siis isa vallas neid pronksi. Et ma ei tea, miks ta just minu tehtud, sest et ma tean, et teistel minust Otil ja Karoliina ta ei valanud millegi pärast, et ju seal mingisugune side meil oli ja hiljem ma mäletan, oli nii tore, et kuidagi seal tööriistuda mulle umbes sakerdas, et lasi oma sellel nagu tööandjal osta tööriistu, et ta läheb töökojas vaja ja siis tõi mulle kotiga jälle mingi tangi ja siis koos vaatasime selle. Ja siis ma mäletan, et kui ma hakkasin selle mogumegaanega ka katsetama, siis alguses tegin esimesed katsetused tegelikult Ars Monumentaali sepikojas, et mu isa töötas tolle vist siis enam ei töötanud seal, võib-olla veel töötas ka, et seal on siis nagu, kus valatakse siis monumentaalskulptuure ja samuti oli seal sepikoda ja seal sepikodas siis katsetasime ja mäletan, isa oli ka, et selles mõttes oli, võib-olla esmapilgul on tunne, et mina seal oma välja ajasin seda asja, aga tegelikult see pere ja suguvõsa ja õed-vennad ringelt on väga läbi põimunud. Et näiteks selle näitusega oli ka nii, et oli umbes 5 inimest, kelle tahtsin meile, et mis ta arvad, kuhu ma need kivid peaks paigutama. Lõpuks teed ikka nii, nagu sina arvad, aga et see on nagu selline, ütleme, tipp, kelle arvamust sa tunned väga hästi, kelle maitset sa tunned hästi ja siis sa nagu, see on niisugune lakmuspaber, et selle järgi kohe näed, et ahah, kaldub sinnapoole, see võib olla tunnapoole. Ma arvan, kui nad oleks ütelnud kohe, mis asja, et see jätta tegemata, siis ma oleks võib-olla tõesti kaalunud seda, aga seda ka keegi ütle, sest et selles mõttes ma arvan, et pere poole võib küll pilgu pöörata, et sealt on väga palju pärit. Kas see nagu aitas sul ka kuidagi seda loomist kui protsessi või mis asi see loomine on? Sellega ma tegelikult olen kõvasti vaeva näinud. Et ma mäletan väga hästi, kui suureks rõõmuks sain siis Kunstiakadeemiasse sisse ja enne seda oli käinud laste kunstikoolis, enne seda oli näinud kõrvalt ema kunstnikuna töötamas ja sellegi poolest esimesel kursusel me
meile anti siis sellised võrdlemisi veel leebed ülesanded, ma mäletan, oli arhitektuurist inspireeritud ehe oli üks ülesanne, aga isegi võis valida, kas arhitektuurist või loodusest inspireeritud ehe ei olnud mingisugust suurt maailmavalu seal tagamini. Ja ma mäletan, hästi raske oli selline tunne, et kust ma nüüd pihta hakkan, mida ma nüüd teen, et selles mõttes ma arvan, et selline kunsti õppimine ongi keeruline, et ühest küljest sa pead olema originaalne ja siis kuidas sind hinnatakse ja suunatakse, et võib-olla see peabki raske, ma ei tea, et kui mõelda ka, et ma läksin sinna kohe peale keskkooli, ma olin siis 18, kui ma õppima hakkasin ja ma arvan, et selles vanuses kõikidel inimestel toimuvad hästi suured muutused elus ja mõnes mõttes mina arvan, et see on ka raske aeg või vähemalt minul oli, et siis veel peaks jätma ajumahtu veel õpinguteks, et see on võrdlemisi keeruline. Et selles mõttes ma tunnen, et ma arvan, et kõrvalt vaadata, kuidas ema tööd teeb ja milline see tema protsess on, see on kindlasti mind väga palju õpetanud, aga mingis mõttes sa pead kuskil ise selle oma tee rajama, et sa ei saa kopeerida kellegi teise seda meetodit, et see oleks nagu päris aus, ma arvan. Aga sa siis tundsid sellist survet, et nii kui sa midagi tegema hakkad, et siis see kohe peab olema selline, geenius. Et see just rääkisin, et kuulsin raadioteatris oli Mait Metsanurga Geeniuse surv ja see üks tegelane, kes siis käib ringi ja räägib, et kindlasti ta on geenius, ta nüüd ei tea, mida ta teeb, kas ta kirjutab raamatu või loob mingi muusikapala, aga see, mis ta teeb, saab olema umbes maailma muuta, peale seda pole kellelgi vaja midagi kirjutadagi enam ja siis ma tunnen, et tudengina oli natukene, mitte see, mul ei ole seda tunnet, et ma olen geenius, aga mul oli selline tunne, et ükstapuha, mis ma teen, see peab olema midagi super head ja kujuta ette, kui halvav see on, siis ei taha midagigi teha. Ja ma arvan, et mingis mõttes ma pidingi selle kogemuse õppides saama, et meil oli ka ehtekunstikateeder on siiamaani on väga tugev, ma arvan, et ongi läinud aastatega veel tugevamaks. Ta on rahvusvaheliselt tunnustatud kateederkunsti akadeemias, seal käivad välisõppejõud, tudengid tulevad ja kõike seda ma teadsin, et tol hetkel professor Kadri Märk oli siis see käilakuulja, kes oli selle asja süda ja tema oli siis selle kateedri üles ehitanud ja ta oli meil ka õppejõud. Ja ma mäletan, et minu jaoks ma leidsin, et nii lahendus on see, et ma pean temale meeldima ja siis ma proovisin teha igasugu trikke ja hüpata läbi rüngasse, et just nagu talle meeldida ja siis, kui mulle üks aasta tundus, et nüüd ma küll tegin kõik väga hästi ja me saime iga kord sellise väga isikliku nagu arvustus on juba vale sõna, aga tagasiside ja siis seal oli ikkagi lause, et võiks veel rohkem pingutada, mis ma siin nii nüüd ja siis 3. aasta ma olin siis täiesti vaba igusugusest meeldida püümise soovist, sest ma leidsin, et kõik see on võimatu ja et ma ei saa niimoodi lihtsalt jätkata, et oli ka mingis mõttes kriis ja ma otsustasingi siis teha lihtsalt midagi, mis mind huvitab ja teha lihtsalt oma asja ja mitte nii väga mõelda sellele, mis teised arvavad ja ma sel hetkel panin juba leidnud selle kogu Megane enda jaoks, huvitava tehnoloogia, võib-olla selline tehnoloogia kaudu lähenemine sobis ka mulle ja mulle tundub, et siis lõputööga ma tunnen, et see mul õnnestus ja ma sain tunnustust ja kuidagi nagu tõestasin ennast ka, et ja sama professor Kadri Märk siis vaatas nagu tunnustavalt otse, kui ma ei proovinud nii väga seda tema nagu meelehjad kätte saada. Seda ma mäletan enda koolist eelmise aegadest ja ka, et mingi hetk on lihtsalt pääsesse ära unustada, mida nad sulle räägivad ja ma olen õppinud semioonikat ja kirjandusteadust ja keeli, aga see on sama lugu, et sa lihtsalt unustad ära ja see siis oligi semioonikas, siis see, kus lähed lihtsalt ja fantaseerid ja see on nagu see, mis õppidele. Et alguses on kuidagi need hinded nii tähtsad, et esimestel kursusel kogu aeg võrdled ka, et kes on seal väiksed kursused, umbes 5 inimest, siis vaatad, kes saab A, kes saab B, kes C, kes D ja siis tekib selline vastik konkurentsitunne ka, et ma arvan, et ma saan aru, et kuidagimoodi peab õpetama, kuidagimoodi peab inimestele märku andma, et kuidas neil läheb, kas nad peavad rohkem pingutama, aga ma mõtlen, et nii hea on mitte enam kaheks õppida. Nüüd mul on olnud teistmoodi kogemus, mul on olnud võimalus õpetada neid tehnoloogiaid, mitte ma ei ole andnud sellist suurt nagu erialainet, pigem just tehnoloogid, materjalikeskseid asju, aga ka nüüd ma vaatan, et päris keeruline õpetada, et nüüd ma olen seda teinud võib-olla vist 7 aastat ja nüüd on niisugune tunne, et natuke võib-olla hakkab midagi välja tulema. Esimesed aastad, mis läksid täitsa lihtsalt, vaatasin, et vaata, mis sul tegid
mina teen ja mis välja tuleb, aga siis tahaksid esimest aasta tudengid tagasi? Ei, las olla nii kooli. Tuleme rahva selle, kes oli. Et see ongi nii, et tegelikult tudengid ju arenevad ja õpivad iseseisvalt ka, et neis on see asi juba sees olemas. Et see kokkupuude sinuga, ma mäletan näiteks, minul oli üks õppejõud, Rein Mets, kes õpetas mind väga palju ja paljuski see oli sellisel vastandumise põhimõttel, et ta oli väga huvitav karakter ja meil oli ka selliseid huvitavaid, nagu tema oli üks esimesi õpetajaid, ma loeks ette väikse lõigusid sellest tagiraamatust, see välja antud siis sellel, mina just olin õpetanud 2004 aastal. Ja siia me kirjutasime lugusid, mis juhtusid, üks naljakad lugusid, mis juhtusid meil õpingute ajal ja siis minult on siin üks lugu. Nimelt väidetakse, et see kiri, millest siin juttu tuleb, et see on siiamaani Tallinna arhiivides veel olemas, kuna see oli niivõrd huvitav. Ühesõnaga, Anni on jätnud ka teedri ajalugu kustumatu jälle kirjaga Reinmetsale. Lugupeetud härra Reinmets, siin on minu emaili töö, palun tehke see lõpuni. Rein oli kogu aeg rääkinud, et töö on vaja lõpuni teha, kuid Anni pidi ise ära minema. Ma oli väga tänulik Metsale, et too selle ilusti ära tegi. Ja nüüd kui mul on, et selles mõttes aga see oli tõesti, ma ei saanud ise nädalat seal teha ja aga et hiljem ma loodan, ma sain talle natukene oma tänu näidata sellega, et oli, ma mõtlen, mis aastas oli Tarbekussi Triennaal 2 lähedast ja siis ma võtsin ühe tema 70. aastatest ikoonilise kaela ette ja tegin sellest oma koopia või kommentaari. Ja ma mäletan, et siis, kui ta avamisel me kohtusime, ta lihtsalt tuli ja embas mind, nii et ma arvan, et ma sain et ütleme nii, et kunstnikuna või tema stiil või tema looming ei olnud midagi sellist, mida ma tahaks jäljendada, aga ma õppisin väga palju ja ma arvan, et see ongi lihtsalt mingi selline kokkupõrge, et selles mõttes ma mõtlen ka, et kui ma ei ole veel valmis õppejõud, siis vähemalt mingisugune kokkupuude minuga või sellega, kuidas mina metalli suhtun, kindlasti nagu aitab välja tuua seda isikupära, mis nendes tudengites on. Et iga õppejõud ei pea olema selline suur semu või keegi iidol näiteks, et see võib olla kuidagi teistmoodi suhe. Aga kuidas sa selle Muhumäe kaanele juurde jõudsid? Ma arvan, et see on paras juhuste jada, et tol hetkel, kui mina Muhumäes kuulsin, see oli viimasel kursusel enam-vähem, oli nii, et Tõnu Arrak, kes on siis kuulus maasepp ja kunstnik, tema oli katsetanud seda teiste seppadega kunstiakadeemias, aga see ei olnud võetud veel nagu korduvaks aineks, et see oli selline huvitav asi, mida proovida. Ja ma kuulsin sellest tehnikast, uurisin, et kas seda veel tehtakse, uurisin netist, kuidas seda tehakse ja midagi seal tundus mulle huvitav, just see, et kuidas sa lood selle mustri, et see on hästi keeruline protseduur, see, et kui sa oled loonud vihilise materjali, sul on miljon viisi, kuidas sa saad sellest mustri välja tuua, mis värve sa kasutad. Et natuke selline alkeemia pool tundus ka põnev, et nii keeruline nagu seda teostada. Ja ma mäletan, et ma küsisin siis Tõnu Arraku käest, et kas ta sooviks mind nagu juhendada või näidata mulle, kuidas see käib, sest temaga ei tea, vaata lihtsalt netist, nii see käibki, et proovi ise. Ja siis mäletan, et siis Ulvi Haagensen oli lõpuks minu juhendajaga ja temaga rääkisime palju ja oli huvitav, aga kõik tehnoloogiline oligi nii, et netist vaatad ja katsetada. Et siiamaani mul on alles üks esimene sõrmus, mis tegid seal vaevu mingid mustrit näha, et ma ei saanud veel päris täpselt aru, kuidas see ruumiliselt kõik toimib, aga ma ei tea midagi selles tehnikas on, et siiamaani ma olen selle juurde jäänud ja võib-olla nüüd on nii ka, et kui sa oled väga palju aega mingisugusesse asja investeerid, sul ei ole mõtet ära midagi muuga alustada, et jätka siis juba sellega, aga ta on põnev, just see, et olen, mis ise sellest teha tahad, et tegelikult see on sama võib-olla tehtekutsi kohta, et kui sulle ei meeldi need ehk, mis sa näed, siis süksed, mis sulle meeldivad, et see on kõik enda lähenemise küsimus. Aga üks asi, mis ma olen aru saanud, et mulle sobib võib-olla rohkem selline haamriga ja sepikojas ja mitte küll päris suured asjad, aga ehitekunst näiteks nõuab väga palju täpsust ja seda mul eriti ei ole, nii et sellega ma mõnikord näen vaeva ja hakkan pingutama või uuesti tegema. Et samas, kui on vaja haamriga näiteks mingit vormi taguda, siis on ainult kunst ja rõõm, ainult et käsi hakkab vahepeal valutama. Aga teeks veel ja veel. Aga sa oled teise käed ka juba nagu arvitanud. Ei, seda parema käe taldrik ja siis see on vasakut. Seda ma ei tee. Aga kui paljud siit nagu teavad, kuidas see, millest see Muhumäe
väiksemad nagu sellise sõlmuse? Selles mõttes, et kas on seda mõtet selgitada? Kes nad teavad? Tahavad? Jah, on. Et ei ole tegelikult vahet, kas sa tahad teha siis taldrikut või tehed. Põhiline on siis see, et sa pead looma kihilise materjali ja sellest lõpuks tegema siis mustri. Ja see kihid saadakse omavahel kokku difusioonühendusega. Difusioonühendus toimib nii, et sul on vaja 3 tegurit, et saada 2 materjali üheks materjaliks. Sul on vaja survet avaldada, et ta oleks hästi tihedasti koos, siis on vaja kõrgemat temperatuuris, hakkad molekulid rohkem liikuma ja 3 on aeg. Nii et näiteks kui panna keldrisse kullaplaat ja tinaplaat, keegi tegi sellise katse, et ma ei tea, kas see oli 2 aastat lihtsalt suure raskusega, nad on rasked materjalid rohkem peal ja lõpuks see muutub üheks materjaliks, sest molekulid liiguvad, segunevad tasapisi ja siis tekib see difusioonühendus. Aga muidugi mul ei ole 2 aastast iga selle plaadi tegemiseks, et siis saab võimalus tõsta temperatuuri näiteks, et kui tõsta sinna sulamistemperatuuri lähedale ja avaldad survet ja siis ka tekib nagu üks materjalikiht. Ja muidugi nüüd tänapäeval on loodud ka sellised kõrgtehnoloogilised ahjud, kus on nii, et on esiteks hapnikuvaba atmosfäär, et oksüdeerimist oleks võimalikult vähe, siis on täpselt õige temperatuur ja siis samal ajal on press 2 suurt teras nagu pakku siis suluvad samal ajal ka, et sul on kõik need ideaalsed tingimused. Et mina kahjuks nii teha ei saa, mul ei ole seda ahju, et mina teen siis kas ääsis, kui ma suuremat asju teen, või siis mul on selline väike brenneriga lasen, nagu ma olen uuristanud kuumakindlatest telistest sellise väikse kohjukese, panen sinna sisse oma väikse pakikese ja siis lasen brenneriga leeki. Seal ta siis on ka nagu natuke redutseeritud hapniku atmosfäär ja samal ajal ma olen nagu kruvide vahel, G-grupi vahel, et natuke sellist survet ka, ja niimoodi ta jääb kokku. Aga ta on selline paharetse materjal, väga harva on ideaalne kokkujäämine. Väga tihti on nii, et sa saad sinna materjali ja sa pead mingid nurga maha lihvima või tegemise käigus natuke joodisega kaasa aitama, nii et ta on selles mõttes võrreldes mõne muu tehnoloogiaga on väga suur tõenäosus, et midagi võib valesti minna või materjal ei jää kokku või sa näiteks kaotad materjali, sulatad kõik üles, kui sa ääsis teed. Et selles mõttes ma täiesti saan aru, et inimesed igaüks ei vali seda endale nagu südameasjaks seda tehnoloogiat, sest sellega nii palju vaeva näed ja siis lõpuks tuleb välja töö. Iga sama kord nagu tegema, sest saad olla selline ristkülik või selline... Võib-olla ristkülik, võib-olla muudukuline, jah. Et selline nagu selline kihiline lagitse komm, ma just ütlen, kihid tead lihtsalt palju rohkem kui erinevad metallid, et ma olen näinud seda pakitust, jah. See on väga... Ja nüüd ma rääksin ainult sellest kihilise materjali saamisest, nüüd peale seda algab alles mustri tegemine, mis on ka, kas sa siis lihvid või keerad vindi peale või siis graveerid või ükstapuha mida teed, et kuidagi tuua need alused kihid nähtavale. Muidu sa võid ju teha nii, et kihilise materjali valtsid õhukeseks või lööd kokku ja siis ainult sina tead, et sa need kihid on, et sa pead kuidagi nähtavale tooma. Aga need on kõik sellised asjad, kui sa paar korda teed, sul tekib see arusaamine, kuidas see töötab ja siis suudad paremini prognoosida, mis see lõpptulemus on. Et selline tehnoloogia. Ja kuidas sa sinna Jaapani juurde jõusid, sest Jaapan on su ainus nagu ka teistel viisidel kohal? See ongi mulle natuke selline salajane nagu kirg, mida ma julgen mõnikord avalikustada, et ma niivõrd palju olen seotud Jaapaniga, sest et ma olen kohanud ka sellised inimesed, kes on umbes nii, et ma tahaks olla samurai. Ma ei ole see, et see on natuke samurai ka. Et see ongi natuke juhuste kokkulangerus, aga ma olen väga rahul sellega, et kõik nii on läinud, et oligi nii, et kõigepealt hakkasin tegelema Jaapani võitluskunstiga aikido, siis sellest tulenevalt, kui ülikoolis oli võimalus valida mõnda võõrkeelt, vene keelt ei saanud, läksin jaapani keelt õppima, siis juba need 2 asja olid, siis leidsin selle Mukumegane, siis mõtlesin, no nüüd peaks küll Jaapanisse õppima minema ja leidsin ka, et on väga head stipendiumid, mida Eesti riigis ka on võimalik taotleda, et Jaapanis õppida, ja kõik mulle tundus, et nüüd on kindel, nüüd ma lähen ja siis kandideerisin ja muid plaane mul tehtud öeldi ja siis tuli välja, ma ei saanud seda stipendiumi ja siis 3 aastat nagu siis mõtlesin, mis ma siis nüüd teen ja proovisin ühte teist ja siis otsustasin, et kandideerin uuesti ja siis sain ja siis läksin ja siis vaatasin, et see on siis Jaapan, et nüüd ma siis tean, miks ma siia või et nüüd ma siis vaatan, kuhu ma sattunud olen.
et see oli tegelikult hoopis teistmoodi, kui ma ette kujutasin ka, aga nagu seesama õppejõudude näide või ülikoolis õppimise näide, et mõnes mõttes tundub, et kui seda ülikooli ei oleks ka, siis oleks mingi muu asi, see katalüsaator, mis toob need muutused esile, et minu puhul oli see Jaapan, aga see oleks võinud olla ka midagi muud, aga lihtsalt kindlasti selline teises kultuuris elamine on väga hea kogemus, et ma arvan, et seda võiks kõik proovida, et inimesed ei pea nagu elama pikalt kuskil võõras riigis, aga natuke eemal olla, et vaadata teise pilguga, minu arust see on nii oluline, et hakata asju teistmoodi nägema. Aga kus sa Jaapanis õppisid? Tokyo kunstiülikoolis, jah. Et see oli ka selline juhus, et ega me ju väga palju ei teadnud, kuhu minna, aga keegi midagi soovitas ja ma tahtsin ikkagi minna Mokumekaanet õppima ja seal minu eriala seal oli metalli sepistamine, sellepärast siis ka minu armastus metalli haamerdamine ja võib ka nii, et seal on, Jaapanis on nende metalli erialade jaotus teistmoodi, et kui Eestis on siis ettekunst ja sepakunst, siis Jaapanis on metalli haamerdamine, metalli valu ja siis on metalli graveerimine. See graveerimine läheb natuke meil nagu ettekunsti alla, aga ajalooliselt Jaapanis ju sellist kuldõmbeehted nii palju ei olnud kui meil, et neil olid ju juukseehted olid lakitud puit või kilpkonnalu, et selles mõttes neil on oma ajaloost tulenevalt on teistmoodi jaotatud. Ja siis minu eriala oli siis need, kes tegid kunagi samuraide kiibeid, need meistrid, et sealt on välja kasvanud see metalli haamerdamine. Kõik on lisanud. Jah, jõuame sinna välja. Ja kui me nüüd Jaapanist, kuidas see papagalil oli? Kindlasti oli minu isikliku kontaktu, aga seal oli muid toredaid asju, nagu madusid töökojas või selliseid asju. Papagossi ma hästi ei mäleta, aga ma mäletan, et meie kateedri asub täpselt Ueno loomaia kõrval ja siis kateedri nagu aknast vaatasid, seal oli see ahvide puur ja siis peale koos sellepärast oli bambussalu oli, et väga eksootiline eestlase jaoks ja liblikad, mis olid nii suured ja igasugu sellised asjad, et on küll eksootiline. On küll eksootiline, jah. Aga mis sellest Jaapani kultuuris nagu sinu sisse tuli tänu sellele, et sa seal olid? Võib-olla armastus jaapanlaste vastu või armastus Jaapani kultuuri vastu, sest et ma panin tähele seda, et kui ma hakkasin jaapani keelt õppima, enne kui mul üldse tuli see mõte, et kunagi Jaapanisse minna, et mida rohkem seda keelt õpid, seda rohkem sa pead aru saama sellest kultuurist. Et ennem olin mina nii nagu iga teine, kes vaatab mõnda Jaapani kultuuri aspekti ja mõtleb, mis asi see on, et midagi ei saa aru ja tundub nii kummaline. Aga kui sa õpid seda keelt, siis tasapisi sa hakkad aru saama, mida need väljendid tähendavad, sa saad aru, miks midagi nii tehakse. Ja hästi huvitav oli Jaapanis see, et paljud sellised meie jaoks salapärased müstilised asjad nagu teetseremoonia või need võitluskunstid või midagi sellist, et tegelikult need on, mõnikord näiteks mõni teetseremoonia meister, meil oli nii, et ülikooli kaudu meile võimaldati tutvumist teetseremooniaga ja mõnikord oli ka mõni tuttav, kellel see oli nagu huviala, kutsun neid kaasa. Ja inimesed on väga avatud, nad umbes tulevad, ma räägin sulle, et oskan inglise keelt ka, et ma räägin sulle täpselt, mis siin tehakse ja keegi ei proovi seda nagu hoida saladuses või kuidagi tõsta selle väärtust vaikimisega. Et nad on hästi avaled ja see on hästi igapäevane, kõik see vabisabi ja suured Jaapani kunstideaalid, mida meie kõik arvastame, et see on neil nagu hästi, nemad võtavad seda kohati hästi argiselt ja minu jaoks on hästi sümpaatne, sest et see on nii inimlik ja see ei vähenda minu arust seda väärtust, et see on just nagu tore. Võib-olla tõesti, kui sa tahad mitte aru saada ja et müstika oleks võimalikult suur, siis on tõesti parem mitte keelt õppida ja mitte kuulda, mis nad sulle ütlevad, aga mulle just meeldis, et see on nagu nende elu osa. Nad ka muretsevad selle pärast, et mingid traditsioonid on hääbumas ja mingil teisel hetkel sa näed seda, kuidas näiteks mingid detaile tehakse nagu hästi pühendunud. Või näiteks minu erialas oli siis üks semestri ülesanne, pool aastat tehti loomakuju ühest lase siis lehest, kogutati välja või taandati eesti keeles vist öeldakse, siis nagu haamri ja alasi peal loomakuju. Pool aastat iga tudeng veetis sellega. Mina alguses mõtlesin, mis asja, täielik totrus, kes tahab loomakuju pool aastat teha. Aga siis ma sain aru, et see on ka nende
just nende vaseskeppade üks traditsiooniline kunstivorm. Ja siis mõtlesin, et tegelikult ka see on huvitav, et tahaks ka osata ja siis läksin ka siis loomaaeda, joonistasin seal ühte jääkaru, tegin siis temast plastiliinist kujukese, siis valasin selle kipsi ja siis hakkasin ka jääkarukest tegema. Ma oleks võinud ta tegelikult kaasa võtta. et selles mõttes see on nagu huvitav, et nad on nõus palju rohkem aega kulutama millegile, mida meil eurooplastel ei ole aega. Et me nagu teeme seda kuidagi, võiks vist öelda lääne inimestel, mitte ainult eurooplastel, et me teeme nagu mingisuguse otsetee ja hoiame aega kokku ja oleme ökonoomsed, et nemad on seal nii, et ei, et ma nüüd pühendun millegile ja teen seda hästi pikalt ja kuidagi hästi suure ringiga võiks öelda, et minu kogemus Jaapanis õppimisest ongi see, et mingi väga kitsa spetsialiseerumine teeb head. Et ma just mõtlesin, et ma lähen sinna Jaapanisse, see on mulle kindlasti põnev kogemus, aga ma ei ole kindel, kas kui ma tulen tagasi, et kas mul on siis tänu sellele parem võimalik mingisugust tööd leida või kuidas sellega on. Et no nüüd on nii, et ma töötan igapäevaselt Jaapanis Jaapanas, lihtsalt sellepärast, et kuskil on raske ära elada, aga see on huvitav ka seal töötada. Ja samas mul on nüüd võimalus 2 kursust õpetada Kunstiakadeemias ja Viljandi Kultuuriakadeemias. Et see ongi see, et kuna see on mingi hästi kitsas nišš, mida ainult mina nagu nii palju teen, tänu sellele inimestel on huvi selle vastu, et kui see oleks midagi sellist, mida kõik tahavad ja kõik teavad, siis oleks konkurents palju suurem. Et see on selline huvitav, mõnes mõttes minu poolt ka jaapanipärane lähenemine, et ma võtangi ühe väikse asja ja uuristan sügavale sinna sisse. Et nii pole üldse halb oma elu elada, et ongi mingi asi, et sina armastad ja teed seda ja siis teised teevad seda, mis teevad tapad ja populaarsemaid valikuid võib-olla. Ja ma just täna hommikul leidsin sellise lehekülje, kus keegi oli tulnud Jaapanist siis erinevaid nagu tekstiile ja siis mitte ainult tekstiile, aga siis ka näiteks kas on kimonud, midagi niisugust ja siis kui seda hästi palju sashikot on tehtud, siis lipiga lapiga tuleb seda ja siis selline kõige kaljusem oli selline kimono, mis oli põhimõtteliselt nagu lipiga lapi peale kõik peened nagu läbi nöördama. Et see maksis meeletult. See on juba huvitav, sest see sõna koro või see väljend, see on see omamoodi poetiline, kuidas see eesti keeles õige termin on, et see tähendab nagu narts või nagu läbi kulud, et see on nii põnev, et see kõige kallim kimono on narts nende kirjeldustes. Et see oli nagu tästi nagu pöördunud nagu pidi. Et see töö teeb selle väärtuse. Ja. Et see tuli mulle meeldib, kui sa räägid ka sellest spetsialiseerumisest. Et sa püsid lähevad katki, siis see on nagu mõelda siit järjest aega peale. Nagu võib-olla see kintsugi vist sellegi, kus on keraamikat, nad parandavad nii, et kui mingi keraamik läheb katki, siis kilp pannakse tagasi siis kullaseguga, lakiga, et see on nagu veel väärtuslikum just kui see terve kaups. Jah, sest on hästi unikaalne, sest teist samasugust ei ole. Sellepärast me hoiame enda katkele taalikud kõiki alles, et nagu õnnestub seda teha ka. Ma olen praegu kolimas ja otsusin, ei, mina viskan ära kõik need tassid, millel kõrvad on puudu. Ma lihtsalt viskan ja kõik kohe nüüd ette kurjalt ütlesin oma elukaaslasele ja siis täna hommikul vaatasin ikka asja ja vaatasin. Okei, seda ma jätan alles, aga selle viskan ära. Ja siis mõtlesin, aga kui ma selle alles olen, ma jätan ikka teisi ja ma ei ole sihki ära viskan. Siis mõtlesin, nad ei ole veel katki. Nii et nad jäävad. Ja juba vaatasin, kuidas ma saaks lihvida need nukid ära, saaks teha nii, ta peabki sellist. Ja. Peab lihvima ja sest minul oli üks tass läks nagu servast katki ja siis ma pisin pärast nõusi ja siis lõikasin niimoodi endale kõvasti sisse, et pidime nagu esmapisse minema. Jah, siis peab lihvima. Ma tasub lihvida. Aga võib-olla räägid siis nüüd sellest vabadustakule juurde, et meil on siis selja taga on selline papagoi ja siis räägid, et see on mõjutanud mitmeid põlvkonda kuskil. Et seal näituse sissepesujuures võib näha minu ema illustratsioonidega lasteraamatut, kus on siis taustaks tapeet üles joonistatud. Et ta on siis pärit meie suguvõsa maakodust, Käsmu külast. Ja Käsmu küla on teatavasti kaptenite küla ja seal leidub selliseid väga uhkeid kaptenite maju. Ja meie suguvõsa on ka siis suvitanud ühes sellises majas, kus on säilunud originaaltapeet ühes toas, meie nimetame seda saalitoaks.
et siis uhke saal, kus siis toimuvad vastuvõtud ja seal on isegi laemaalingud ja huvitaval kombel, kui ülejäänud maja me oleme proovinud renoveerida, siis see tuba, mitte keegi ei puuduta seda, sest see on nii väärtuslik ja nii eriline, et keegi ei taha midagi seda nagu asja hullemaks teha. Ja nüüd kuidagi saatuse keerupeetudega, kuna minu pere on hiljuti kasvanud 4-liikmeliseks ja siis oli meil vaja suuremat tuba, et meie praegu suvitamises seal toas, ja siis ma kogu aeg vaatan, et see on jumala eest, ärge tapeeti kratsige või kui nad näiteks vahepeal võrevoodid olid seal tapeedi ja siis ma kuulsin, kas keegi kraabib tapeeti? Siin ma järele arvasin ei tee. Liigutama ära. Ja ma panin ühe seina vaiba siin nagu soodis vastas. Et ta on jah selline tapeet, mis ta lihtsalt on eriline, ta on hästi ilus, ta peaks olema Inglismaalt pärit. Ja maja on ehitatud, kas see on 1907 jah, et ma arvan, et siis tapeet on ka seal pärit, võib-olla vanem, ei tea ju. Ja ta on selline täiuslik lapsepõlve, lähed vaatad ja fantaseerid, selline tumedal taustal, siin on võib-olla värvid natuke teised, aga tal on selline ruumilisuse efekt, et siin on näha ka need palmilehed on ühed on tagapool eespool, vabakõnni peale eespool, et mulle see õudselt alati meeldis, et vaadata, mis on millegi taga ja kuidagi siis tegibki selline asja sisseminemise tunne, et ta lihtsalt on hästi selline mõjus ruum, et paljud inimesed, kes näiteks on tulnud näitust vaatama ja kes on vähegi seal käinud, siis kohe tunnevad ära, siis see jääb meelde lihtsalt. Ja ma kuulsin, keegi rääkis mulle, et minu üks tuttav räägib, et Käsmus on üks tapeet, mis on nii ilus, et seal on nii, et kui keegi kuskilt kriimustab või nii, siis pereelanikud kohe võtavad pliiatsi välja ja joonistavad asemele. Ja siis minu tuttav küsis, kas see on see sama tapeet? Ju ta on. Selle pole midagi tõega pistmist, aga ma olin ka siin. Et aga see on nii tore. See on nii kulmine. Nii kuvad. Juba aastaid tagasi. Aga mingis mõttes... Sellise tapeediga peaks olema ikka nagu mingisugune tõeline korralik lugu. Ja et kui ei ole seda... Et meie pere neljas laps, kes jäigi sinna džunglisse kaduks või teha sellist. Et jah, et ta lihtsalt selline väga mõjus ja eelmine isikunäitus, mis mul oli 2016 aastal, seal ma esimest kohta proovisin kogume 2 sekti. Ma olen tegelikult siiamaani teinud ainult selliseid suuremaid andmeid, kuna ma leidsin, et see tehnika ise juba võib väga kirjuks minna ja tahtsin sellist minimalismi või lihtsust näidata. Aga siis tasapisi ma mõtlesin, et pean ikkagi selle väljakutse vastu võtma, et kuidas ma teeks mokumega näiteid. Ja huvitav oli see, et ma seal proovisin ka keerata vinti üle, et selle asemel, et minna minimalismi teed just panna juurde ja proovisin siis kive soovitada kus mokumega on. Mulle väga meeldis, pluss oli midagi sellist Afrika pärast või eksootilist, hästi silmatorkavat. Ja siis selle näituse puhul ma just tahtsingi seda suunda edasi uurida ja täpselt isegi tea, kust kumb nüüd ennem oli tapeet või ette või kus see seos tekkis, aga mulle tundub, et on hästi orgaaniline kookslus, et kõik see kokku. Ma olen hea meel ja nii tore on see, et Käsmu küla isegi tuli õpetaja setust vaatamas ja praegu on siin mõned käsmukad ja et nii tore on, et terve küla nagu ei pea paljuks öelda, et me oleme nii uhked sulle. Ja ma kuulsin, et Eve Kass teeb jälle Käsmu elanike raamatut ja ta kavatseb uuel raamatul Kaanel kasutada seda. Eeslehe, vabandust. Et suur asi. Ja ma jõudsin enne teha. Kohe nagu kirjastajad tegi kohe nii, kui sulle see sinna panna. Ja saab näha. Mitu papapille. Mitu papapille, kui sa teed väiksemaks, siis nagu teravamaks. Aga ma räägiks ka sellest muusikast, sest see minu jaoks on eriline, et see tegemist on see ka selle esietendused. Mina ei ole kunagi laivis kuulnud, et see oli mõni aeg tagasi. See oli väga hea. Ma tõenäoliselt vedasin su kaasa, aga sa ei olnud nii mõjutatud kui mina. Käisid küll. Et minu kokkupuude selle looga esimest korda oli nii, et... See on siis See Šonogoni Padjarakva ainetel kirjutatud ooper. Helena Turve on autor ja nimi on It is getting so dark, oli ingliskeelne vist. Minu arust ingliskeelne nimi on nagu originaalne nimi, aga ta ise näidab inimene vist. Et ühesõnaga ma olin ühel sellisel Jaapaniga seotud üritusel, kus siis Helena Turve ja ka tema abikaasa Jaanit Turve esinesid ja tutvustasid oma loomingut ja seost
Jaapaniga, sest nad on seal väga palju reisinud ja siis Helena Tulle näitas videolõike sellest ooperist ja see oli kuidagi nii põnev, sest praegu võib-olla on raske kuulata neid kohti, ma proovisin välja valida need oma lemmikkohad, aga et seal on sellist nagu putukate häälte matkimist ja mingid sellised heliefekte, samast on ikka ooper nagu ooper ikka ja hästi huvitav tundus mulle ja kuidagi jäi kripeldama ja nüüd, kui nagu tuli selle näitusega seoses, siis mulle nagu tuli see kuidagi ka juhuslikult uuesti meelde, siis ma hakkasin temaga tegelikult selleks ju suurepärane, et ma ei hakka isegi neid seoseid, ütleme, et minu need seosed on nii palju seoseid on ilmsed selle teema vahel, et ja ma võtsin enne tulla ühendust teada, et see on väga põnev mõte ja kõik läks nagu ilusti tööle ja mulle tundub, et see sobib hästi siia näitusele, et mul on väga hea meel, et saime koostööd teha. Ja, see ei ole muidugi selline Iidamoodi ooper, et ta on ikkagi nagu selline kaasaegne klassikaline ja, seda küll. Kes on kuulanud Helena Tullet, siis teab. Helena Tulle ooper. Selles mõttes. Aga kas on nüüd küsimusi saalist? Siin juba räägin. Kõik sai selgeks. Ja ma olin parasjagu Käsmus ise ka siis, kui see näitus sinna hakkas alles nagu tulema ja üles pani, siis kõikide Käsmuga teda said ka selle. Aha, tore. Näitus ja kõik olid juba teadlikud ja... See on tore, sest et mõnikord Käsmus on selline tunne, et võiks isegi rohkem olla läbikäimist nagu talude vahel. Et meil on nagu oma talu, näiteks Otsa talu on meil peaaegu naabrid ja meie on Koidula talu, et on teatud oma inimesed, kellega me suhtleme palju, aga näiteks küla alguse poole mõnikord ei jõua või nii, et see on nii tore, kui näiteks tuleb see tagasi, et näiteks et kirikuõpetaja tuli, et läheb korda nagu inimestele, kui midagi Käsmust tuleb Tallinnasse või nii, et see on hästi tore, hästi hea meel. Kindlasti on olemas mingi Käsmu külalist või selline... Jaa, seda küll. Sest praegu meil on selline unitaljas. Jah, et ei ole palju tahtjale teostada. Jaa. Sest et ega nemad on ka kuulnud sellest tapeedist juba, ega kõik ei ole seda näinud. Ja järeltulijad ja pärijad. Seda küll. Aga kuidas seletad, et kas on olulisem inimene või on see nagu looming, mis on oluline? Kuidas, kas nad on balansis või et see töö oli väga ajamahukas, et sa räägid, kuidas sinna tegelikult peabki nii palju aega pühendama, eks ole, et kas sa üldse kujutaksid siis ette eluilma loomingut, kui sa tegelikult praegu paned sinna väga suur osa, eks ole? Ma arvan, et eluilma loomingut ei kujuta ette, aga elus on palju loomingut, mis on ka väljaspool näitusesaali ja väljaspool eetrikunsti, et ma mõtlen, et kõigele, mis sa teed, saab läheneda niimoodi loominguga. Mina näiteks olen selle, kelle õusel käsitlema projektid ja lõpuni ei tee, aga mul meeldib alati nagu õppida mingi uus asi või näiteks kas või kodus midagi teha või kellelegi sünnipäevakaarti teha, et ma ei leia, et see midagi halvem looming on, aga muidugi, kui seada endale ülesanne näiteks teha selline näitus, siis on selline saavutuse tunne on küll. Aga üldiselt ma vist olen selline humanist, et ma arvan, et ikka inimene kõige tähtsam, et ma ei arva, et minu looming näiteks ei õigusta mõne inimese kuidagi halba eluolu või nii, et selles mõttes ongi raske nende argitoimingute kõrval leida kõige jaoks aega. Ja kui see õnnestub, seekord õnnestus, siis ma olen väga õnnelik küll seal töökojas, kui saab teha nagu süvenema, mitte lihtsalt nii, et sa tuled ja teed mingisuguse tellimustöö paar tundi ja siis järgmine kord jälle, vaid tõesti, et sa nagu teed nagu pikemat aega ja siis hakkad igasugused huvitavad mõtted tulevad, sa ei peagi enam visandama midagi, vaid sul on juba see mõte juba olemas, sest et sul tuleb see tunnetus tagasi, et mine tea, et võib-olla 20 aasta pärast võiks küll teha nii, et rohkem loominguga tegeleda, et ongi nii, et muid kõrvalprojekte ei ole ja ongi ettekundste. Lapsega saavad suuremaks ja siis sa ei taha sama koos kogu aeg olla, siis saab hakata tegelema. Tahad sa või ei? Et see on üks positiivne asi vanema saamisega puhul, et lapsed saavad ka vanemaks. No, jumal on küll. Siis on lapselapsed. See teistmoodi elus. Jah, päris kohe veel. Jah, vahepeal on õnnelik. See on huvitav, et Eesti
mitte ainult isad. Jah. Jaa. Saime vist ilusti. Ma võin Käsmo loo rääkida siia lõpetuseks, sest siin, ma ei tea, kui paljud inimesed siin käivad Käsmos, kirjanikel on Käsmos on loomamaja ja see on ka üks endine kapteni maja, mis see kapteni nime ei ole mäleta. Aga siis nüüdseks on see, kuidas? Kristjan Room, no see on väga kuulus nimi. Justin Dušek, kes on siin maja. Ma ei tea, kas ta Ma ei tea, kas niimoodi, aga see oli küll üsna palju hulk aastaid tagasi, nüüdseks juba ikka vähemalt 5+ aastat tagasi jõudsid korraga sinna majja selline indialaste perekond. Et üks selle maja viimaseid mehi oli omadega välja jõudnud Indiasse, võtnud seal naise ja pannud lapsi. Ja siis nemad tulid sinna otsima, et nende vanaisal olla siin see maja olnud ja jõudsid kohale. Nii et Eesti inimesed on ikka jõudnud ja vaprad kaptenid on igale poole üle terve maailma. see teine maailmasõda pillutas laiali, seal oli paljud laevad, Nõukogude võim ütles, et kõik peavad laevad koos meeskonnaga tulema tagasi okupeeritud Eestisse, aga paljud olid nii julged, et jäid Ameerikas või sinna-tänna, nagu deserteerisid. Ja kes sai jäid ära, jah. No nende Käsmu need mereajaloo raamatutes ma lugeda osalaevad ja keeldusid tagasi tulemast. Londonisse, aga loomulikult, kes see nii rumal. ja kes see tahab? No siin Soome andis välja. Soome andis välja, see oli hädas, oli kiire Soomest ja Rootsist ära minna. Kaugemale. Kas ma võin uurida veel, et kas sa oskad võrrelda seda, et kas meil on mingid sarnased jooni ka selle kultuuriga? Ja kultuuriga. Jah, kas sa tundsid ennast nagu koduselt seal selles, et see ei olnud uues, et see ei olnud sulle nagu šokk või? Tähendab, väga pikk oli. mis asi? Väga pikk oli. Jaa, eks ma pikk olin jah, aga mis see ikka. Aga ma tean, et paljud on märkinud seda, et eestlastel on jaapanlastega lihtne suhelda sellepärast, et me oleme ka natuke introvertsed ja peame oluliseks võõrastega olla viisakas, mis on ka jaapanlastele väga omane ja teeb seda suhtlemise lihtsamaks, sest et võib-olla mõni muu hästi avalkultuur, Lõuna-Euroopa või kes tahab kohe või ameeriklased, kes tahavad kohe sõbrad olla ja puudutada väga palju, et see nagu võib tekitada vääritimõistmisi, et eestlased ka hoiavad distantsi ja tasapisi niimoodi avavad ennast. Aga mida ma mõtlesin seal õppides, nimelt seal oli väga huvitav see, et oli ka väga palju teistest riikidest välisüliõpilasi ja muidugi eks me siis natuke nagu hoidsime kokku. Ja ma vaatasin seda, et mulle tundus, et eurooplasena on Jaapanis lihtsam, et jaapanlastel oli hästi keeruline, või tähendab, ameeriklastel oli hästi keeruline sellepärast, et nad on harjunud olema ameeriklased, seal ei ole ümberringi eriti palju teisi riike või eks Ameerikas sees on muidugi erinevaid kultuure, aga eurooplasena sa oled harjunud sellega, et sa lähed teise riiki, reisid ringi, teine keel, teised kombed, vaatad, õpid, oled selline tolereeriv ja oled teadlik sellest, et on erinevaid kultuure ja kombeid ja sinu oma ei ole ainuõige. Et ma vaatasin, et seal oli nagu ameeriklastel kiiremini tekkis selline nagu väike kultuurishokk, aga eks muidugi mul ka pika peale nagu lihtsalt see kodust eemal olek mingi hetk on vaja siis tulla vahepeal Katareisid laadima ja siis jälle ja ma otsustasin mitte Jaapanisse jääda, et ma ikkagi tahtsin Eestisse tagasi tulla. Aga ma arvan, et meil on jah, et selles mõttes ma võin soovitada eestlastele küll Jaapanisse kindlasti reisida, Eestist on väga turvaline riik, väga viisakad inimesed ja selle meie loomuliku sellise suhtlusviisi baasil on selle lihtne läbi saada, et sa oled selline tagasihoidlik väärikas, et ei hakka kohe südant puistama võib-olla. Et sellised iseloomud on kindlasti sarnased. Aga kas sul oli ka mingid nagu lemmikkohti kujunes välja? Jaa, mulle meeldis, et nagu Eestimaad meelde tuletada, ma meeldis mägedest. Mitte sellepärast, et meil mägesid oleks, aga seal oli väheke rohkem loodust
ja oli vähem inimesi, et see rahvamassis olemine natukene on Eestis jaoks väsitav. Ja mulle väga meeldis Tokyo sellised agulipiirkonnad, kus on need vanad puumajad, et see mulle väga meeldis, et selline Shibuya ja Shinjuku, kus on väga suured ristmikud ja kõrghooned, et see on selline asi, mis lähed vaatad, põnev, ahah, kogesin, on tõesti palju rahvast. Ja siis lähed nagu minema, aga kui sa ikkagi igapäevaselt seal elad, näiteks mina elasin sellises piirkonnas, kus mul oli nagu naabrimees, temal oli, maja ees oli urmaa, puuurmaa, see valmis, andis mulle ka kastitäie ja tihtipeale hommikuti ta oli koos oma kassiga, kelle nimi oli Ohio, ehk tere hommikust, oli kassiga seal ja ütles mulle tihtipeale, et no mine, tule siis tervelt tagasi ja Jaapani sellised nagu konkreetsed väljad, nagu justkui mina oleks samast perest, et see oli hästi tore, et mulle selline nagu kogukondlik tunne meeldib, et just see, et on nii väike, et see on suur linn, aga see on ka sellised väiksemad elamupiirkonnad, kus ei ole nii suurt rahvatundit. tänavapsepusena. Jah, mulle meeldis jah selline, kus on näha, et inimesed tunnevad uhkust, et maja ees on mingi väike poti põllumajandus ja et sellised asjad olid toredad. Keset Tokyot saab küll just samuti Shinjuku, ongi täpselt selline, et sünnib 22. sajand, et ta lihtsalt nimetati, mina lihtsalt nimetasin, et miks need autod veel ei lenda. Aga täpselt, teinekord küsimu käest, Shinjukus on taga tänavad. Ma tean, väikse baarid ja see on tore tegelikult. Ja see oli väga tore, see oli hoopis teistmoodi ja ma leidsin ka seal üles mingid sellised salatemplid kuskil ja suurte kõrgkoolid, kes on tore, mingi pisikene väikene salatemplikene, et selliseid, kui sa lähed ja ma olen harjunud kõnnid ja lähed alati vaatad igale poole nurga taha, et siis nagu leiad, et muidugi keset suured pead enam ei leia midagi. Kas keegi tuntub midagi? Et mulle tundus, et sa keerlesid neid oma lemmikkohtasid täpselt sinna ja jõudsime tagasi, kus sa Käsnust rääkisid. Et kas sa võid öelda, et me jõuamegi alati sinna tagasi, kus see rohujuure tasandil, mis meid nagu rõõmsaks tegi. Jah, võib küll olla, et inimese vajadused on ju universaalsed, et ma arvan, et ei ole üks inimene, kes sünnib, et nii, viige nüüd rahvamassi, et ikkagi tahavad oma kodus turvalist piirkonda, et ma arvan, et see on elementaarne. Tegin oma väikse Käsmu küla sinna ja koos oma naabrimehega. Jah, räägi, kui ma Indias oli autojuhtis, mis meid mägedesse ja ta ei jõudnud ära hinnastada, ütles nagu ta küsis nagu poole päeva jooksul 15 korda, et olete ka kindlad, et nagu 1 miljon inimest ja teil on oma riik. Meil on see täna. Oleme kindlad, et nagu 1 miljon inimest ja oma riik. No jaapalased ütlevad, et nemad on väike saare. No nemad on väike saare, sest et Hiina on kõrval. Et seal on just selle numbrid on teistsugused, et jah. Siis vist suur tänu kõigile, kes tulid, et on veel kellelgi midagi küsida. Kuidas need Jaapani aiad mõjusid ka? No see on väga eriline, mulle väga meeldis, et ka just see, et tegelikult, kui sa lähed Jaapani kuulsatesse templitesse, näiteks Kyotos, seal on nii palju rahvast, sa võid minna kell 8 hommikul või kell 7 hommikul, millal lahti tehakse, juba on väga suured grupid kohal. Ja vaatamata sellele, sa lähed vaatad seda hästi väikest, et mõnikord on väiksemad kui ette kujutad, need kiviaiad näiteks, Ryoanji ja vist üks kuulsamaid. Sa vaatad seda ja kuidagi ta on nii hästi tehtud, et sul tekib ikkagi, sa saad aru, mida nad on üritanud teha. Et vaatab selle, et ümberringi rahvas kihab, kaamerad käivad, telefonid, kõik, et need on ikkagi väga erilised, et see on meil väga kõrge kunstiliik minu arvates Jaapani, et mitte ainult siis nagu need kiviaiad, kui kuivad aiad, ma ei tea, kuidas eesti keeles on, et Jaapani kuivad aiad, aga et nad on selles ikkagi väga osavad. Ja siis on kõik on selline spetsialiseerimine. Jah, eks seal ikka kipub olema. Neil on säilinud sellist asja, et näiteks isegi Tokyos, nad ütlevad Shitamachi, et siis ka nagu ahul või allin kõlab kõige paha endale sellest, et näiteks on mingisugune pood, mis müüb pintsleid ja siis see on juba mitu põlvkonda tagasi, nad on pintsleid teinud, näiteks nad spetsialiseeruvad ainult teatud pintslitele või harjadele, aga võib-olla teevad ka harju ja pintsleid. Ja siis ongi nii, et ees on pood, taga on kodu ja seal poeg võtab siis äri üle, et sellised asjad on neil säilid, et Eestis nagu minu arvates siin sõja ja kõigega ja nõukogude ajaga läinud sellist järjepidavust väga palju kaotsi, et Jaapanis on see
läbi, et jah, õnneks seda väärtustatakse ka, et ma arvan, et see on kindlasti mingid toetused, et see püsiks ja see on mingi hästi tore on seda, et meil oli ka ülikooliga üks selline projekt, kus oli siis just sealt seesama Tokyo linnaosa, mis meie ülikooli ühenduses oli, et sealt erinevad käsiga meistrid tulid ja siis meiega koos näitasid oma seda kunsti või käsitööd, kuidas nad teevad ja siis meie proovisime midagi teha, et midagi siis kaasaegse kunstimoodi või mis iganes, et lihtsalt mis inspireeris ja nägime siis seal laterna tegijaid ja kampusest kalaritade tegijaid ja siis, kes seal kõik veel olid, et sellist hästi huvitavad. Jah, ja ma mäletan, et seal oli üks hästi tore oli Shamisen, see Jaapani keelpill, selle nagu meister oli üks ja siis oli selline 70-80-aastane vanahärra, istub seal tatami mattide peal ja siis võtab sellise nii kõrge nagu selle puulaua niimoodi, võtab selle niimoodi kätte, suure varbaga ja üle pealt kinni ja siis niimoodi tõmbab mööbliga ülevalt alla, et ta on nagu eluaeg kinni alla nagu hoitakse kinni ja see on super minu arust, et miks mitte, aga mina ei suudaks siis praegu jalga nii kõrgele tõsta, kui tema seal oli, et see oli nii lahe. Väikse oma pihta ja siis saab ja väikse jalga. Minu arust ma mõtlesin just, et meil on nagu kadunud see potentsiaal eurooplastel, et meil kogu aeg jalatsid jalas. Jaa, mul võib kaduma rohkem sellist Vargole tegemist ja siis sellist käsitsi tegemist, et võetakse õpisid hästi. Ma olen Hiiose saarel ka puidu hindamise ja puidust tegemise tava on ikka veel elus, aga enamasti ka misi. Teeme igal juhul suure aplausi teile. Äkki teil on... Ja nüüd võib uuesti minna sinna tuppa. Papagoituppa. Ma annaks siia tänavaks, et see tulid äkki ja siis, kes see riski šampust ei jõu, läinud ära väga saab pauku teha. Aitäh. See on igal juhul nagu mugavussoonist välja läinud, suuri täiesti sisse töötamata rada avastanud ja väga suur müstiline kogemus oli teiega koos kaasa elada sellele muinasjutu maailmale. Aitäh! Aitäh, Marita! Aitäh, kättumine teha nii! Kas sulle sage meeldib? Minule? Jah. Väga meeldib. Hea sage. Meil oli see, pane kaamera kinni.